Alles aasta aega tagasi see oli, kui tutvustasime teile uuenenud Subaru XV-d, aga nüüd on jõudnud Subaru juba täiesti uue mudeli põlvkonnaga XV-ga. Ja esmapilgul näeb see välja suhteliselt sarnane eelmisele, sest kõik vormid ja ka välimus on nagu suhteliselt sarnane, kuigi tegelikult on tegu täiesti uue autoga, mis põhineb täiesti uuel globaalsel platvormile. Parem tasakaal on tal olemas. Kurvis pöörab siis tsentrifugaadjõud teid alati kurvi välisserva poole. Tal on nüüd roolisoojendus olemas, samuti on olemas kurvi suunda keeravad esituled. Ilusad, palju paremad materjalid kui ennem, nagu tegu oleks palju uhkema auto ja palju kallima autoga. Ja uus disain sees, mis näeb välja hoopis teistsugune kui teistel Subarutel. Tõesti, väga ilus. Pole midagi ette heita, välimus on tõesti väga ilus ja igale detailile on Subaru pööranud väga suurt tähelepanu. Bioskeemi puhult on ta ikka alati nelikvioline, mis on ka suur eelis konkurentidega. Ja see tähendab seda, et 60% on suunatud esiteljele ja 40% tagateljele ja vajadusel suudab ta olla ka 100% ainult esivioline. Nii et on väga mitmekülgne auto. Mootori valik algab tal 1,6 liitrise mootoriga, mida pakutakse Base Rich varustusastmele ja 4 horisontaalse silindriga mootor on see ja samuti on ka siis olemas 2 liitrine mootor. Ja neil on siis 1,6 liitrisel mootoril on 84 kilovatti, 114 hobujõudu ja 2 liitrisel mootoril on 156 hobujõudu lausa ja 115 kilovatti. Tippkiirus 1,6 liitrisel mootoril on 181 kilomeetrit tunnis ja 2 liitrisel mootoril koguni 197 kilomeetrit tunnis ja kütuse kulu jääb kõikidel versioonidel 4–7 liitri vahemikku. Ja muidugi ei puudu ka XV-st EyeSight juhiabisüsteem ehk tal on olemas stereokaamerad, kes siis kõike jälgivad ja vajadusel pidurdab ta ennast ka täiesti ise kinni, nii et tema peale võib täiesti kindel olla. Ta sõidab palju paremini kui eelmine versioon ja muudetud on ka stabilisaatori vardaid. Ja ka käigukast, mis oli ennem 6-astmeline, on nüüd 7-astmeline. Disainis on näha väga suurt sarnasust tavalise siis Imprezaga ja tegelikult ongi nii, et XV on lihtsalt kõrgemaks tõstetud Impreza, millele on igasuguse maastikuvidinad külge pandud. Tõesti, XV näeb väga hea välja ja disain on ka viimase peale. Jah, 22 900 eurost algab ja 31 900 eurost lõppeb hind, mis on ka väga hästi ja isegi mõnes konkurendi hinnast madalam. Selline on siis uue põlvkonna XV jälle, pole midagi ette heita, kui võib-olla oleks võinud disain olla, siis võib-olla natukene rohkem eristutam vanast mudeli põlvkonnast. Järgmisel nädalal on teie ees juba täiesti uus Nice Luxury proovisõit, mille saatejuht olen jällegi mina.